Tere, kallis Tõnismäe Reaalkoolipere! Tervitan teid vabariigi aastapäeva puhul ja kuna öeldakse, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta, siis ma loodan, et sellel tähtsa päeva puhul me hoiame meeles kõiki neid kangelasi, kes meile vabaduse võitlesid ja kõiki neid inimesi, kes tänaseni on meie vabadust hoidnud. Ma loodan, et me kõik suudame olla väärikas tujus selle päeval. Aitäh! Kallid Tõnismäe Reaalkooli õpilased ja õpetajad, tahan teile soovida saabuva vabariigi aastapäeva puhul palju õnne ja soovida teile kõigile meeldivaid korduminekuid vabariigi 96. aastal. Selleks, et vääriliselt vastu võtta peagi saabuv Eesti Vabariigi 100. aastapäev. Aitäh teile! Palju õnne meie kodumaa sünnipäeva puhul. Eesti on väike riik, siin ei ole naftat ega maagaasi ega muid olulisi maavarasid. Meie peamine rikkus on inimesed. Seega meie kõik oleme need, kes teeme selle riigi, kes loovad selle selliseks, nagu ta on. Jõudu meile kõigile selleks, rõõmu, õnne ja hoolimist. Head vabariigi aastapäeva! Head televaatajad, õpetajad ja õpilased! Vabariigi aastapäeva puhul sooviksin ma teile ja õigupoolest kogu rahvale esmajoones 2 olulist asja. Esiteks rohkem usku oma riiki. Eesti on võrdlustes saatusekaaslastega arenenud väga kiiresti. Meil on vabadused ja hüved, milleni on maailmas jõudnud üsna vähesed, millest mõnes oleme lausa maailma tipus ja millest minu vanused ei osanud kooli ajal unistadagi. Pidulikul tähtpäeval on seda olulisem meeles pidada kui muresid ja puudusi, millest puudust pole ju kunagi. Meie riik pole muud kui meievaheline koostöö. Ta on olnud päris hästi juhitud ja võite olla kindlad, et ta püüab alati anda teile parima, mida oskab ja suudab. Teiseks tahan igaühele soovida rohkem usku iseendasse ja vähem riigi peale lootmist. Mitte keegi, ka mitte riik, ei otsusta teie saatust rohkem kui teie enda usk, tarkus ja tegevus. Kooli ajal tähendab see esmajoones haridust. Enda näitel võin öelda, et vahel on eneseusu tekke ainus võimalus väga pikalt õppida ja rohkem kui ühte eriala omada. Ainult selline ühiskond saab olla tugev ja jõukas, mille kodanikud annavad enda ja oma riigi jaoks oma parim. Head vabariigi aastapäeva! Head õpilased ja õpetajad, ma soovin teile kõigile ilusat Eesti riigi 96. sünnipäeva ja juba 4 aasta pärast me kõik koos tähistame ju Eesti riigi 100. sünnipäeva, mis tähendab seda, et tänases Eestis, nüüd juba ka rohkem kui 20 aastat jälle vabas riigis, me peaksime kõik ennast tundma piisavalt enesekindlad, et teha ise oma valikuid nii iseenda suhtes kui kogu ühiskonna suhtes. Eesti on tänaseks Põhja-Euroopa riikidest muu maailmaga kõige tihedamalt kokku kasvanud, kõige tihedamalt integreerunud riik. Et me kuulume olulistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, kuhu ei kuulu mitte kõik teised meie piirkonna riigid. Ja me oleme seda ise tahtnud, nii nagu me oleme tahtnud liikumisvabadust inimestele, kaupadele, teenustele ja headele mõtetele siin kogu Euroopas. See kõik on meil käes ja me peame seda kõike nüüd ka nutikalt kasutama. Ja tänastel noorte, tänaste õpilaste põlvkond on kõige suuremate võimalustega võrreldes kõikide varasemate, teie vanemate, teie vanavanemate põlvkondadega, kõige suuremate võimalustega teha oma eluga, mis te soovite, minna edasi õppima ükskõik kuhu, minna tööle, minna vaadata ringi nii Eestis kui kaugemal ja seda oskust tuleb
kasutada targalt. Ja mis veel puudutab Eesti riiki, siis see, et me oleme soovinud olla tihedalt muu maailmaga seotud, on tingitud eks ka ajaloolisest kogemusest, sellest, et Eesti ei tohiks mitte kunagi enam jääda üksi, nii nagu keegi meist, keegi teist ei soovi olla kunagi üksi. Veel kord ilusat Eesti riigi sünnipäeva. Tere päevast! Õnnitlen teid Eesti Vabariigi 96. aastapäeva puhul. Meil on õnn elada vabas riigis, Eesti Vabariigina Euroopa riikide peres. Loodan, et kasutate seda võimalust õppida, kasvada, areneda ja avastada seda maailma vaba Eesti kodanikuna. Palju õnne teile! Kallid Tallinna Tõnismäe Reaalkooli õpilased ja õpetajad, mul on au tervitada teid vabariigi aastapäeva puhul. 96 aastat, see on juba väga pikk aeg. Minu arust me oleme õnnelikud, et meil on au elada sellises toredas riigis nagu Eesti. Eesti on väike, aga tubli. Nii palju, kui mina olen Eestist väljaspool käinud, siis iga kord, kui ma kas või autoga tulen üle piiri, siis ma näen, kui ilus loodus meil on, kui puhas meil on. Me vahel teinekord ei saa arugi, millise õnne otsas me oleme. Me asume väga hea koha peal. Siit iga mees võib sõita igast ilma kaarde, aga alati on tore koju tulla. Ja võib-olla see meie väike edulugu vajab veel edasi minemist, on torisejaid ja vittuvaatajaid, aga käige kuskil ära ja tulge vaadake, tegelikult me ei elagi siin sugugi mitte halvasti. Nii et kõik on meie enda kätes ja kogu elu saatus on meie enda kätes. Nii et palju õnne teile vabariigi aastapäeva puhul ja ma loodan, et te oskate sellest ise lugu pidada ja kõigile teistele rääkida meie väikesest kodumaast, et tulge käige vaadake, õppige meilt ja las me õpime ka kõigilt teistelt, nii et edu teile!